говорю здравствуйте по-корейски 안녕하십니까. Ajalooliselt on siis kutsutud Põhja-Koread ka kui maaks, kus päike esimesena nii-öelda tuleb pilve tagant välja. Praegusel hetkel, nagu te teate, siis on tegemist Korea rahvademokraatliku vabariigiga. Riik rajati 48. aastal. Kogu riigi territoorium võtab siis endale umbes 227 000 ruutkilomeetrit, nii et on nagu 2,7 korda suurem kui Eestimaa. Praegusel hetkel on Korea jagatud 8 erinevaks tsooniks ja siin Põhja-Koreas elab umbes 25 miljonit elanikku. Siin on ka siis nagu parasvööd, aga parasvööd on kliima 4 erinevat aastaaega ja kevad, suvi, sügis ja talv. Ja suvi on tavaliselt siis juunist ja augustini ja nii nagu meilgi, et väga sarnane. Me oleme praegu teiega 39. paralleelil. Kõige külmem kuu on muidugi jaanuar, siis kus temperatuur langeb juba alla 20 kraadi. August seest on jälle kõige kuumem kuu, kus temperatuur tõuseb keskmiselt 25-27 kraadini. Tegemist on tõeliselt ajaloolise linnaga, mis on olnud ka kunagi ühe kuningriigi pealinnaks. Ja ühtekokku on linn rajatud 2630 ruutkilomeetril. Ja siin on umbes 3 miljonit elanikke. Ja siin on siis elatud oma 5000 aastat. Linnast voolab läbi ka üks riigi pikemaid jõgesid, Taedong, mis on 450 kilomeetrit pikk. Siin vasakul pool on näha ka 2 erineva kujuga torni. Ja see kõrgem torn on siis kohalik teletorn ja väiksem on siis omakorda nagu sõprus, sümboliseerib sõprust Hiina Rahvavabariigi ja Korea vahel. Nagu teate, toimus ju Korea sõda kuni 53. aastani ja muidugi hiinlased siis aitasid taastada Pyongyangi. Ja Kim Il-sungi väljaku, kuhu me suundume, on nagu 0 punkt, kus saavad alguse kõik erinevad kaugused riigis. Ja 54. aastal rajati see algselt ning hiljem siis renoveeriti täielikult 73. aastal. Ja see on ühtekokku 75 000 ruutmeetrit. Nii et täna on tegelikult siin 105. Juche aasta ja Juche kalender saab alguses siis Kim Il-sungi sünniaastast 1912. Ja torn siis rajati 82. aastal Kim Il-sungi 80. sünniaastapäevaks. 인민들 가슴에 희망을 주네 한없이 기중한 어머니 당이요 Like the sun shining high in the sky Like the deep river flowing on the earth Over the beautiful land of Korea shine In our people's mind in plain cradles 한없이 기중한 어머니 당이요. Thank you. Tegemist oli siis kohaliku töölispartei ülistuslauluga. Siin on jällegi näha, et vasakul pool on siis agitaatorid, et 10 päeva kiiremini lõpetatakse töö ja paremal pool on siis ehitus. Et need noored pioneerid on siin innustamaks ehitajaid. Siin on siis niimoodi, et $1 on ametlikult 6 vonni ja see
liikluses buss, metroo või tramp, see on 5 vanni, nii et see on ka. Aga nüüd, kui sa siin oled, siis oleks hea nagu teada põhimõtted, mida tuleks nagu jälgida kõigepealt, mis puutub nüüd väljaannetesse, ajalehtedesse, et kõiki neid ajalehti tuleb nagu hollikalt, viisakusega, respektiga neisse suhtuda. Sellepärast, et kuna nad kohalikud korealased austavad oma juhte piiramatult, siis tegelikult ühtegi ajalehte ei tohiks kusagile kortsutada ega kasutada millekski muuks, nii et neil on ka siin omad nõuded, et ajalehed siis pannakse kenasti kokku ja tagastatakse jälle riigiorganitele. Ja Pjönjangi tsirkus on ka maailma nagu kuulus. Ja meil iganes turistid käivad Pjönjangis, üritavad nad ka siis tsirkuse etendust vaadata. 감사합니다. Yeah, perfect. Sure. 감사합니다. You try. 감사합니다. Perfect. Perfect. Ja tänan on siis Kamsahamnida. Ja kuna see surnuaed on 75. aastal rajatud, siis toodi kõige olulisemad revolutsionäärid ja maised jäänused siia Kim Il-sungi heakskiidul sellele surnuaiale. Püstid on rajatud siis seal fotode järgi. Ja neist 156 märtrist on 12 naist. Ja kõige üleval on siin maetud ka Kim Jong-su, kes oli siis Kim Il-sungi abikaasa. Ja päevas külastab metrood umbes 40 000 inimest. Kui on tegemist nädalavahetuse või puhkepäevadega, siis võib olla see arv suurem 50 või 70 000. Siin on siis 2 erinevat liini ja 17 metroojaama. Ja kogu pikkus on seal metrool 13 kilomeetrit. Püstid või maalingud, mida näete, on pärit kohalike korealased. Me suundume nüüd siis sõja muuseumisse, siin väljas on ka üks laev, mis kaaperdati ära põhjakorealaste poolt. Ja see kaaperdamine toimus 23. jaanuaril 68. aastal. Kui see tõusuga tuleb siia soolane ookeani vesi kollasest meres, siis see päeva jooksul nii-öelda nagu aurustub ja tekib jälle reaktsioon ja see kogutakse kokku. Ja tamm on 8 kilomeetrit.
36 lüüsi. Ja eesmärk antud kompleksi rajamiseks oli siis selleks, et efektiivselt ära kasutada vett. Nii et siin meie ees ongi näha juba siis see muuseum, kus on Oiul riigile tehtud kingitused ja kui hästi vaadata, siis peaks olema siin ka vähemalt paar Eesti firmade poolt tehtud kingitust. Thank you. täna on siis see päev ka ja eriline päev, kus me käime teiega teema sees. See on demilitariseeritud tsoonis Põhja- ja Lõuna-Korea vahel. See on ka üks niisugune täielik, kuidas ma ütleksin, niisugune väga eriline koht on, seepärast, et ta ei mõju sugugi eriti, vähemalt lõuna pool mitte eriti positiivselt, aga nüüd me näeme selle vähemalt ära, seal on võib-olla statistika järgi on võib-olla seal vähemalt oma 1,5 miljonit sõjaväelast, ma ei oska seda. Ja see 38. paralleel, kui rajati, siis see on nagu 2 kilomeetrit on puhvertsooni mõlemal pool. Nii et kõik need valged hooned on kohalike Põhja-Korea sõdalaste tarvis ja sinised ÜRO esindajate tarvis. Siin te olete tegelikult, teie ees on siis nähase betoonist valatud ala, mis sümboliseerib seda demilitariseeritud tsooni.
Antud ruumis toimusid siis esimesed läbirääkimised ameeriklaste ja 2 Korea riigijuhtide vahel. Ja siin kohtuti üle 700 erineva korra. Läbirääkimised olid väga kulukad, need läksid meil maksma siis $50 miljonit. Ja kõik see mööbel, mida te näete siin, lauad ja toolid on originaalid. Nii et 1953. aasta 27. juulil kirjutati alla vaherahule siin. Kui Ameerika imperialistid üritavad praegusel hetkel veel kord rünnata Põhja-Koread, siis me hävitame nad kõik maa pealt. Siin tegelikult kasutatakse muru. Võib mõelda, et mis peenrad need on muruga, aga vaata kui palju on ühiskondlike asutuste. Usun, et nädal aega tagasi, kui me teisel pool teiega kohtusime, et ega teil ei olnud päris ettekujutust ka, mida vist teid ees ootab, aga nüüd te olete käinud ühes maailma kõige kinnisemas piirkonnas ja tõesti me oleme õnnelikult kõik